hiljem oleks aega neid täpseid tõendeid esitada? Seda on kirjas jah, et kaupade, mõjutatud kaupade kohta rikkumise geograafiline ulatus, rikkumise aegne viis. Ma arvan, et selles on praktika küsimus, et on alati juba see, et nii nagu me mõõdame joone paksust, eks ole, kui paks on joon, eks ole, 0,1 millimeetrit või 2 millimeetrit, eks ole. Et alates üldetailseid saad kuskil piir, ega siin ei ole võimalik nii täpselt öelda, eks ta olema nii hästi antud, siis kui võimalik on, kas mõni ruutsentimeeter territooriumist on hõlmatud või mõni ruutkilomeeter. Ma arvan, et siin keegi mingisuguse laseri mõõta ei suuda, eks ole, eks see tuleb siis heas usus toimetada. Jah, siin ongi küsimus, et mis hetkel see hindamine peaks olema, kas peaks olema see, et kas on nüüd sisse antud nõuetekohane või kas see alusel on alust immuniteeti kohane. See on praegu ju oluline, kui tuleb teinegi ütleb, et õied, mul on siin põhjalikult, tal ei ole midagi, tal on öeldud lihtsalt pohlad on ju, mul ei ole öeldud, et äkki on pohlad, äkki on seal, et miks ta ei ole pohlad ja müstikud koos on ju. Just nagu küsimus sellest, teine tuleb, näiteks 10-minutise hilinemine, ta on oluliselt põhjalikum. Kuulatage eelmine pole üldse põhjalik, mul üldse ei saa lugeda seda esitatuks. Ma arvan, et siin tuleb vaadata asja olemust. Oluline on ikkagi ennekõike see, et kes on esimene, aga kui ikkagi üks räägib, ütleme siin mingisugusest aiast ja aiaaugust ja tegelikult see viimane, kes tuleb, räägib asjast tegelikes mahtudes, siis võib-olla see ei ole diskvalifitseerimise alusega. Kui on tehnilised asjad, et natuke selle kontuurid, eks ole, päris ei kattu, mõnel on suured, mõnel väiksed. Ma arvan, et siin jääbki see loomulik inimene peab, jurist peab seda lugema ja langetama otsused segasi. Raske midagi praegu täpsemalt öeldasid, common sense nagu öeldakse, tuleb mul on nagu niisugune küsimus, et just nimelt, kui on 2 osalist seal kartellis ja kuidas tõestatakse ära see, kes selle algastas? Näiteks niisugune näide, 2 firmat. See firma A juhatuse esimees loob selle kartelli, B tuleb kaasa, siis see A juhatuse esimees läheb minema, tuleb uus juhatuse esimees, ütleb, et kuulge, see on täielik jama, mis me siin on. Ja läheb sinna, annab selle, läheb õigusprogrammi ja siis see B ütleb, et aga ta ei saa minna sellepärast, et see A alustas. Mis siis tehakse? Ja mismoodi see ära nagu tõestatakse, et kui on 2 tükki, kes selle alustas? Eriti, kui see on umbes aastaid käinud kõik. Jällegi väga hea küsimus, kindlasti Norman tahab lisada, aga ma ütleks nii, et ega see õiguskaitse töö ongi põhimõtteliselt koosnenud 2 osast. Üks on faktide tuvastamine ja teine on nendele faktidele mingisuguse hinnangu andmine. Faktide tuvastamine, meetodid on kõik seaduses kirjad, need on päris avarad. Alates ülekuulamist ja läbiotsimist, jälitustoimingud ja kõige muu. Kas need konkreetsel juhtul meil aitavad seda 100% fakti tuvastada? Seda muide mitte kunagi ette ei tea. Menetleja keegi ei tea. Et see on selline, ütleme nii, et siin tuleb mängu, mida kohta vanasti öeldi, uurija meisterlikkus. Aga kindlasti Norman oskab öelda, kuidas alati tuleb tõe tuvastada. Ega on raske midagi lisada, et ega oleks sellised imeretseptid, kuidas iga kuritegu nüüd avastada, isikute roll täpselt seal välja selgitada. See ei aitaks meid edasi ainult konkurentsikuritegude uurimisel, see aitaks meid edasi igasuguste muude kuritegude uurimisel ka. Et ega, ütleme, teatud isikute rolli selgeks tegemisel ja üldse sellel, mis seal täpselt juhtus, ega seal ei ole suuri erinevusi, nagu mõne muu teise kriminaalmenetlusega, ükskõik millise majanduskuritegude uurimise või võimaliku korruptsioonikuriteo uurimisega, et kes seal algataja pool oli. Et antud juhul on see võib-olla nagu tähtsam, kuna sellest võib sõlta mingisugused õiguslikud tagajärjed, kes on juba algataja, aga siin mingisugust erisusi või imelikke tegelikult ei ole. Et need sama lõpus on kõik kogutud tõendid selle ees laua peal, siis tuleb hinnata, mis sellest on välja loetud, mis sellest ei ole välja loetud. Et see on nagu see vastus, et siin ei ole mingisugust imeretsepti, kuidas selgeks teha see, kes oli siis tegelikult algataja, kes ei olnud traditsiooniliselt menetlusvõtnud. Aga kui ma võin lisada, et oma
kogemusest prokurörina ma pean ütlema, et ma selles mõttes, et see haakub, millega see Toomas Luman enne rääkis. Ja mitte kunagi mina ei soovita, kui vähegi võimalik, tugineda ainult mingitele ütlustele või need on üks kõige ebakindlamad tõendid üldse. Inimestel on erinev, mõni valetab ja mõni unustab ja ajab segamini ja selles mõttes alati sellised nõndanimetatud mitteisikulised tõendid, jälitustoimingud, mis on reaalajas valetud, ekspertiisid, eks ole, dokumendid, kõik see tegelikult peaks ikkagi alati olema igal heal, igas heas case'is juures, eriti just majanduskuritegude kartellid, nii et kuidas seda tuvastada tagantjärgi, eks ole, kui seal jääb mingi hetk sõna vastu, siis kui midagi muud ei ole, eks siis ongi paras selline seis, tuleb sellest lähtuvalt teha otsuseid. Niisugune mõte tekkis pähe, et siin sai räägitud nii Opekist kui suuremast kartellist, et meil Eestis on ju kavamek olemas täiesti, samuti seaduski. Kartell, mis viib ka teise kurjaasjani, see on altkäemaksuni ehk pistisem, mis iganes. See võib tunduda natuke imelik, ma ütlesin üks järeldusel, et tegelikult see on niisugune kartell, see on kohalike omavalitsuste kartell versus ettevõtja arendaja. Ja täiesti reaalselt ei olemas. Mõelge sellele näiteks seda samast Verpat ja Annust on siin ju mainitud täna. Mida kurat oli neil vaja siis minna nüüd heast tahtest andma kellegile mingit pistist, ma isegi ütleme, andis ei andnud ühesõna. Tundub nagu jalg, ometi nad seda tegid miskipärast. Ma ei usu, et nad selle üle tahtsid niimoodi teha, et annavad ühe ja saavad kaks kohe tagasi või midagi just lihtne on. Ilmselt ei midagi keerulisem. Ma hakka mõtlema, mis see keerulisem on. Keerulisem on see, et meie vabariigi seadustega on see tegelikult sisse kirjutatud. See on juba ära genereeritud näiteks planeerimisseadusega, ilmselt ka kohalik omavalitsus, kõik see toetab. Tähendab seda, et kui sa lähed oma planeeringuga kuhugi, siis pole kuskil öeldud, millal see asi peab lõppema. Ja okei, kui sa ehitad mingid suvilarõgatsid, läheb 2-3 aastat, mis vahet seal on, vahepeal puhkad kuskil mõned. Aga kui kujutke ette, suur börsiettevõtet peab ehitama kogu aeg, et muidu ei ole mahud käinud. Ja kui nüüd ükski planeering ei lõppeks mitte kunagi sisuliselt ära või lõppeks, kas jumal lõppeb. See on meie vabariigi aastaga täna tulnud, et ei ole mingit tähtsust, millal see läheb. Siis ta ei saaks öelda seda alusena firma. Tegelikult me peaksime oma vabariigi seadustest need valdkonnad, kus see korruptsioon sisse tuleb, natuke ülevaatavad seadused ja planeerimine tulnud niimoodi, et lihtne planeering 3 kuud talle valmis. Hektari juurde natuke alla hektari, +1, kuna ma mingi suvalast näitada. Ja kui on eriti keeruline kestud, on söögi esimese 1-2 jooksul ära, et sellega läheb siis 9 kuud. See on kuidagi väga keeruline sellel põhjusel. Ja mitte mingit vajadust ei ole mingile korruptsioonile, mingi kohaliku omavalitsuse ametnike sees, et see asi nagu, seal ma ei tea, mis imet. Aga kui keegi tahab, et mingit normi rikutaks, et lubatakse tal, ma ei tea, ehitada midagi niukit, mida ei tohi, ma saan sellest aru, aga kui see korruptsioon tekib lihtsalt sellest, et asjad ei liigu, nii nimetatud korruptsioon, et siis on see ju meie seaduste probleem, mitte selle korruptsiooni mõeldud. Minu vastamist mööda me selle probleemi oleme ka Justiitsministeeriumile kirjandust edastanud, et see, et planeeringute, see küsimus ei ole planeeringute lõpetamisel, planeeringute algatamisel. Ainuke asi, milleks kohalik omavalitsus ei ole kohustatud planeeringu algatama. Seda algust ongi igast edasi. Aga ta võib ju seda ka 5 aastat menetleda. Kui võib, et minu meelest väga oluline märkus ja ma ütleks 2 märksõna, et jällegi Justiitsministeerium töötab praegu planeerimisseadusliku koodeksiga, et see asi korrastada õiguslikult. Kuid minu meelest veel olulisem on haldussuutlikkus, administratiivne planeerimine. Selleks on ainuke võimalus vaadata, ja see on nüüd konkreetse linnapea, linnavalitsuse, vallavolikogu esimehe ja nende juhtide kätes. Et siin on ka demokraatia, mida valija nõuab. Kas näiteks tahetakse, et planeerimisprotseduur oleks avalik, läbipaistev, selge, võimalikult digitaalne, nii nagu me Justiitsministeeriumis arendame praegu täisdigitaalselt, isegi kohtumenetlus, kuidas on need tööprotseduurid paigas. Siin võib tekkida, ma usun, ma oletan, et õigustatud küsimusi.